Vabandust ka! Toimub Läänemaa loomade varjupaika avamine. Nüüd varjupaikasid on Eestis üle Eesti mitmeid. Mille poolest see Läänemaa loomade varjupaik eriline on? Ma arvan, et kõigepealt on ta väga eriline loomasõbralikkuse poolest. Et ta paistab sellega silma sellepärast, et kui inimesed teevad midagi vabatahtlikkuse korras, siis see tähendab seda, et nad on motiveeritud millestki muust kui saadavast kasust. Ja esimesed asukad on teil siin kohal. Kes siia on juba jõudnud ja kas on ka mõni siit juba ära läinud? Ja, siia on jõudnud juba peaaegu 20 kassi, kellest 6 on leidnud tänaseks päevaks uue kodu ja 2 on juba broneeritud. Nüüd varjupaiga kõige suurem probleem, milles see seisneb? Meil ei olegi probleeme, meil on ainult rõõmud. Muresid meil ei ole, me katsume niimoodi mõelda. Et meil endal ei ole probleeme, aga Eestis on kindlasti palju probleeme lemmikloomade pidamise kultuuriga jätkuvalt, kuigi me oleme aastaid üritanud seda parandada, tasapisi ta paraneb, aga meil on pikk tee veel minna. Nüüd üldistavalt võib-olla loetlete 3 kõige põletavamat probleemi just lemmikloomapidajate juures. Mida kõige vähem tähele pannakse ja mis on teie meelest kõige olulisem, mida peaks märkama ja tähele panema, mida peaks tegema? Ma arvan, et tegelikult on 2 neid, mis on nagu eriti teistest ettepoole tõstatuvad, et on see, et enamus loomi on kiibiga märgistamata, me ei saa neid koheselt viia omanikuga kokku. Ja teine on see, et loomad on steriliseerimata, kastreerimata ja paratamatult seetõttu tekib nii palju kodutuid loomi pidevalt juurde. No, ma arvan, et me saame alati seda varjupaika suuremaks teha, kui jääb ruumi puudu, aga praegu on koertele on 5 kohta, mis on hetkel kõik tühjad veel, ootavad asukaid. Ja kasse, ma arvan, et kuskil niimoodi, kui täiskasvanud võtta ühe kaupa kuskil 30-40 mahuks siia ära, aga loomulikult ühes puuris näiteks praegu on ka seal ema koos poegadega, et see suurendab koheselt seda hulka. Nii, ja suured tänud, palun tutvusta ennast, kes sa oled? Mina olen Triinu Priks, varjupaikade MTÜ üldjuht ja juhatuse liige. Kui mõni loomaomanik tuleb oma looma otsima, mis kellast, mis kellani ta siia sisse pääseb? No, me arvame, et me oleme juba ka 9-st ikka 5-ni kindlasti siin, aga kui on vajadus, siis on telefon olemas ja helistatakse ja me tuleme ükskõik mis kell uuesti siia varjupaika ja näitama, millised loomad meil siin on. Nüüd teistpidi võetuna, kas varjupaik ise läheb kohale, näiteks helistatakse, öeldakse, et me kolime siit ära igaveseks, näiteks kas või Austraaliasse, meil on hoov, koeri ja kassikesi täis, et kas ka niipidi toimetatakse? Ikka, igatepidi, kui inimesed soovi avaldavad, alati tuleme vastu ja julgelt võite meie poole pöörduda, kunagi ei ütle kellelegi ei. Ja küsitakse, et mis see teenus maksab kõik, nii ühtepidi kui teistpidi? No meil on hinnakiri alusel. Me teenitame aga ühesõnaga hinnakiri on meil praegu sees ja ma ei oska praegu tõesti peast öelda. Et loomaomanik, kellel on soov loomast loobuda vabatahtlikult, võib alati ja ikka siia tulla? Alati võib tulla meie poole pöörduda ja meie aitame neid inimesi, kes tahavad, sest kunagi ei tohi looma jätta hulkuma, sest hulkuvad loomi on meil väga-väga palju ja me peame aitama, et need kõik hulkuvad loomad saavad varjupaika ja kodudesse ära. Mina olen tulemane juhataja Kaja Maisalu. Nii, sina kui üle Eesti tuntud see inimene, kellel on loomad väga-väga armsad, mida sa siin selles uues paigas ilusat ja kena näed? Me toome siia kõrvale 2012 või oli see 2013 aasta, kui Haapsalu loomade varjupaik leidis kodud 6 kassile. Seesama vastavatud Läänemaa loomade varjupaik on ainuüksi nüüdse paari nädalaga, kui ta veel ei ole avatudki, leidnud uued kodud 6 kassile juba. Et me näeme siin nagu statistilisi numbreid, mis on, ma arvan, piisav, et rõõmustada ja mul on kohutavalt hea meel, et lõpuks ometi ka siin on loomadel võimalus saada 14 päeva ravi, nii nagu seadus ette näeb. Neil on võimalus
võimaluse leida kodud, vabatahtlikud tegelevad sellega, et loomad oleksid piisavalt loomasõbralikus keskkonnas. aga teatavasti maal ja maainimeste hulgas või seas on igavesti olnud see komme, mis liigne, see kas siis kassikene, pojakene uputatakse ära või korrakene leiab mingil muul viisil sundviisilise lõpetamise. Kuidas seda hoiakut või seda suunda maainimeste hulgas nagu muuta või arusaamisel jõuda, et elu on edasi läinud ja need kombed peavad muutuma? Ma ei saa öelda, et karistus siin aitaks, see on ju Eesti seadusega, ka Euroopa Liidu seadusega vastuolus, aga ma tahan otsa vaadata sellele inimesele, kes võtab selle imearmsa väikese kassipoja ja viskab ta kuhugi vette. Ma tahaks talle otsa vaadata ja ma ei saa aru, ma ei tahaks mõelda, et sellised inimesed üldse enam Eestis on ja kui inimene seda suudab, siis ma arvan, et ta ei peaks loomaomanik olema. Ja ma loodan, et peale kasvav põlvkond, noored inimesed on vähemalt nii palju haritud ja nii suure silmaringiga ikka, et nad võtavad oma vanaemade, vanaisade, lähedaste kassid ja viivad need ise sterilisatsiooni. See on ainus võimalus, et kasside uputus lõpeks ja ega üle Eesti me paneme endiselt tuhandeid loomi magama just sellel põhjusel, et neid paljundatakse ja paljundatakse. Mul on praegu kanapineer. See on ka kõik umbes. Miks sina sees võid olla? Sellepärast. Käsi. Ai, ma sain käega. Versut ei huvita. Olen ka Versule musi teinud. Järjest hüppab. Tubli. Kui kaua mul lõunapaus kestab? Tal oli sisemine verejooks ja asjad, et kõik sai lõpuks korda, aga ta ei saanud valuvaigistut ega midagi ja ta ei nutnud nagu mitte kordagi. Et ta on hästi-hästi tubli. Lõigatutene, jah. Mersu. Las Mitsu magab. Ei no võta pealt ära. Mine võta juua. See on kõige äkki, mida sa teed.